Aeg ei ole sinu poolel. See on šokeeriv hoiatus, mille Ameerika Ühendriigid on just Venemaale andnud, kuna Ukraina kurjad plaanid Vene okupantide hävitamiseks muutuvad 2026. aasta edenedes üha selgemaks. See on viimane asi, mida Putin tahtis kuulda. Ta arvas, et tal on USA ümber sõrme keeratud, manipuleeritud, suruma peale rahuversiooni, mis toob rohkem kasu Moskvale kui Kiievile. Aga see illusioon on just purunenud, sest Venemaad hoiatatakse nüüd, et nad lahkuksid enne, kui Ukraina muudab juba niigi halva olukorra veel palju hullemaks. Ukrainal võiks peaaegu hakata Venemaast ja Vladimir Putini lagunevast psüühikast kahju, kuid mitte kunagi nii palju, et lõpetada strateegia, mis Venemaad halvatuks teeb. Kui USA alanine aseesindaja ÜRO juures Dan Negrea seisis 22. juunil ÜRO Julgeolekunõukogu ees, ütles ta sõnad, mis šokeerisid Vladimir Putinit sügavalt. Keset Venemaa pommirünnakute hukkamõistu ajaloolisele Kiievi Petšerski-Lavra UNESCO maailmapärandi objektile, mis on ühtlasi üks kogu Ukraina kõige pühamatest palvepaikadest. Dan Negrea ütles Venemaale, et on aeg Ukrainaga kokkuleppele jõuda, nüüd enne kui aeg otsa saab ja Ukraina võidu saavutab. See tundub järjest tõenäolisem, kuna 2026 aastal on initsiatiiv Venemaalt ära liikunud. Venemaa peaks sõlmima kokkuleppe. Aeg ei ole Moskva poolel, kuulutas Dan Negrea. Ja kui Vladimir Putin arvab hetkekski, et see on vaid ühe USA esindaja arvamus ja et ülejäänud usuvad endiselt Venemaa võitu, siis eksid ta rängalt. Dan Negrea kommentaarid järgnesid USA välisministri Marco Rubio poolt juuni alguses senatis tehtud avaldustele. Nad ei saavuta kindlasti neid eesmärke, mille nad esimesel päeval seadsid, ütles Marco Rubio Venemaa kohta avalduses, mis pidi Vladimir Putinile mõjuma nagu pistoda südamesse. Rubio lisas, võib-olla ei suuda nad isegi sõjaliselt kunagi saavutada neid eesmärke, mida nad nüüd läbirääkimistel nõuavad. See tähendab, et 2 olulist USA ametnikku on avalikult välistanud Venemaa võimalused mõne päevaga võita. Aga nad pole ainsad. Ka USA president ise, Donald Trump, näib olevat jõudnud arusaamisele, et Ukraina on võitjate poolel. Aga me tuleme selle juurde varsti tagasi. Negrea kommentaarid ei olnud sugugi niisama jutt, kui ta rääkis ÜRO Julgeolekunõukogust. Ta ütles, et Venemaal on vaja nüüd kokkuleppele jõuda, sest Ukraina kuratlik strateegia Venemaaga toimetulemiseks töötab nii hästi, et mõned võivad isegi hakata Putinile ja tema saamatusele kaasa tundma. Negrea tõi välja 2 väga olulist tegurit: kaotused ja innovatsioon. Mõlemad on praegu Ukraina kasuks ja on olnud seda suurem osa 2026. aastast. Kaotuste osas toob Negrea välja, et Vene sõjavägi kannab igal kuul umbes 40 000 kaotust, tapetuid või haavatuid, mida süvendavad veelgi meeleheitlikud värbamismeetodid, mis muudavad Venemaa majandusliku olukorra veelgi halvemaks. Tõepoolest, Venemaa on jõudnud punkti, kus pakutakse rekordilisi allkirjastamisboonuseid kuni umbes $80 000 pelgalt teenistusse astumise eest, teatas CNN 14. juunil. Moscow Times lisas paar nädalat varem, et Vladimir Putin on allkirjastanud uue seaduse, mis kustutab kuni $140 000 suuruse võla igale venelasele, kes liitub vabatahtlikuna tema sõjaväega. Need on meeleheitlikud sammud, kuna Venemaa seisab silmitsi värbamiskriisiga, mille on põhjustanud Ukraina strateegia. Aga Venemaa peab need sammud ellu viima. Tal ei ole muud valikut. Ukraina rahandusministeeriumi andmetel on Venemaa 24. juuni seisuga kaotanud veidi üle 1,395 miljoni sõduri. Juba mais avaldas BBC, et GCHQ ehk Ühendkuningriigi juhtiv luureagentuur teatas, et lahingutes on hukkunud peaaegu 500 000 Vene sõdurit. Ja United 24 meedia andmetel on Venemaa igapäevased vägede kaotused esimest korda pärast 2025 aasta märtsi peaaegu terve kuu jooksul ületanud 1000 sõduri piiri. Ajavahemikus 1. juunist kuni 22. juunini on Venemaa kaotused olnud iga päev vahemikus 1130 kuni 1550 sõdurit. Kusjuures vaid 3 neist, 22 päevast, langesid kaotused 1100 kanti. Mitte ei olnud oluliselt suuremad. See ei ole Venemaa jaoks jätkusuutlik ja just see ongi Ukraina nutika strateegia peamine eesmärk. Kuigi Ukraina teeb sihipäraseid vasturünnakuid kogu okupeeritud aladel, teab ta, et on Venemaaga kurnamissõjas lõksus. Ukraina parim võimalus võita on tekitada Venemaale nii palju kaotusi, et Venemaa ei suuda enam sõda jätkata. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov on selle juba selgeks teinud ning tal on isegi maagiline number, mida Venemaa kunagi ei taha saavutada. 50 000 kaotust kuus. Fedorovi sõnul oleks selles piisav, et muuta Venemaa sissetung jätkusuutmatuks ja sundida Putinit läbirääkimiste laua taha. Eeldades, et läbirääkimislaud on tema jaoks endiselt olemas, sest Ameerika Ühendriigid ütlevad, et aeg hakkab otsa saama.
muidugi on selle eesmärgi seadmine ja selle tegelik saavutamine kaks väga erinevat asja. aga just siin tulebki mängu Ukraina strateegia geniaalsus. Negrea toob välja, et just uuendused rindel ja kaugemalgi viivad Ukraina võidule ning Venemaa ei suuda lihtsalt sammu pidada sellega, mida Ukraina teeb, et muuta oma droonid tapvamaks kui kunagi varem. Negri pole ainus, kes vaatab aukartusega Ukraina kaitsetööstuse poole. 23. juunil teatas United24 meedia, et Euroopa Liidu kaitse- ja kosmosevolinik Andreas Kubilius oli teinud sarnaseid märkusi. Kuigi ta kiitis Ukraina taktikalist juhtimist, ütles Kubilius, et Ukraina kodumaise tootmisbaasi paindlikkus on peamine põhjus, miks Putin ja tema käsilased on Ukrainas nii keerulises olukorras. Kodumaine sõjatööstus on pärast sõja algust kasvanud 50-kordseks, ütles Kubilius Ukraina kohta, ning sellele mahule lisandub asjaolu, et Ukraina on arendanud oskuse luua täiuslikke relvi, mis suudavad nii Venemaa tegevusele vastu seista, kui ka Putini vägedele veelgi rohkem kahju teha. Kubilius lõpetas oma kõne Brüsselis toimuval Euroopa kaitse- ja julgeoleku tippkohtumisel üleskutsega luua raamistik, mis integreeriks Ukraina paremini Euroopa ühtsesse kaitseturgu. Ja tal on õigus sellist üleskutset teha. Ukraina uuendusi lahinguväljal on peaaegu liiga palju, et neid kokku lugeda. Rindel on Ukraina välja töötanud surmava FPV ja keskmaa löögidroonide kombinatsiooni, mis võimaldab neil tabada Vene sihtmärke mitusada kilomeetrit rindejoonest tagapool. Eriti just keskmaa löögid tekitavad Venemaale suurt kaost. Ukraina logistikablokaadi programm motiveerib droonimeeskondi hävitama varustusteid ja sõidukeid, mis omakorda võimaldab Ukrainal Krimmi isoleerida ja takistada varustuse jõudmist rindele. Kui sellele lisada veel rünnakud juhtimise kontrollikeskustele ja teistele sõjalistele objektidele, nagu droonide stardikohad, siis saame strateegia, mis viib selleni, et Venemaa rindejoone rünnakud muutuvad järjest nõrgemaks. Sellepärast näemegi nii palju kaotusi. Venemaa väed nõrgenevad, isegi kui Putin käsib neil korraldada rohkem rünnakuid Venemaa suvepealetungi raames. Nagu Välissuhete Nõukogu välja toob, on droonid juba ammu domineerinud rindel ohvrite arvu poolest. Kuni 85% mõlema poole surmadest ja vigastustest on põhjustatud lendavast metallist. Erinevus praegu ja Ukraina strateegia tuum seisneb selles, et FPV-droonide parved tapatsoonis rinde lähedal on saanud täiendust Ukraina uue võimega täpselt rünnata Vene tagalas nii okupeeritud aladel kui ka Venemaal endal. Nõukogu toob esile Ukraina tehisintellektiga varustatud Horneti kasutamise, mis maksab vaid $10,000 ja on muutunud logistikablokaadi kampaania võtmeteguriks. See uue põlvkonna droonide kasutuselevõtt on sundinud mõlemat poolt oma ressursside kasutust täielikult ümber hindama. Ukraina jaoks tähendab rohkem droone ja suurem rünnakute arv juba tehtud hea töö jätkamist. Venemaa arvestus on palju lihtsam ja sugugi mitte tõhus. Näib, et Putini ainus strateegia on visata probleemi lahendamiseks peale üha rohkem kahuriliha. See ei tööta eriti hästi, arvestades Venemaa värbamisraskusi. Ja see on üks peamisi põhjuseid, miks Nagria ütleb, et Moskval hakkab aeg otsa saama, et läbirääkimiste laua taha tulla. Siis on veel USA president Donald Trump. 23. juuni raportis avaldas Financial Times, et USA toetus ja kiitus Ukraina strateegiale ulatub otse Valge Maja kõige tähtsamale kohale. Väljanne kirjutab, et Trump ja Ukraina president Volodymyr Zelenski vestlesid pikalt juuni alguses toimunud õhtusöögil Evian Le Barnis, kus Trump olevat öelnud, et talle on Ukraina seni 2026. aastal saavutatud sõjalised tulemused sügavat muljet avaldanud. Pravda teatel on Ukraina ametnikud võtnud seda kui märki, et Trump annab üha tõenäolisemalt Ukrainale tugevamat toetust, lisaks sellele, et avaldab Putini peale suuremat survet sõja lõpetamiseks. Surve ongi just see, mida oleme näinud Rubiolt ja Negrialt. Mõlemad ütlevad Venemaale, et aeg hakkab otsa saama ja Putin peab nüüd Ukrainast lahkuma, enne kui kogu tema valitsusaeg läheb luhta. See kohtumine Trumpi ja Zelenskiga tõi kaasa ka midagi muud, mis muudab Putini jaoks oma eesmärkide saavutamise veelgi raskemaks. Aga enne kui sellesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada, et meie videod jõuaksid sinu voogu. Vladimir Putin on kõigi nende arengute pärast täiesti raevunud. Kui USA teeb otseseid üleskutseid Vladimir Putinile naasta läbirääkimiste laua taha ja tunnistada, et Venemaa on nõrgenenud positsioonis, on Putin Donald Trumpi vastu täielikult pöördunud. Loomulikult ei ütle Putin seda otse välja, ta on selleks liiga arg, kuid ta on kasutanud Venemaa välisministrit ja üht oma paljudest kõneisikutest, Sergei Lavrovi, et seda uudist edastada. 23. juunil kurtis Lavrov, kuidas USA näib taanduvat objektiivse vahendaja rollist ning et USA on justkui unustanud Donald Trumpi 2025 aastal tehtud avaldused, mis viitasid sellele, et USA kaldus pigem Venemaa poole.
See kõlab meie jaoks nagu venelaste jonn ja Vladimir Putin polnud veel lõpetanud USA hurjutamist oma käsilaste kaudu. USA uudisteteatel on 3 päeva enne 23. juunit 3 Vene ametnikku kurtnud, et USA ei täida oma lubadusi. Sergei Lavrov oli üks neist. Enne teda oli Kremli nõunik Juri Ušakov, kes väitis, et ainult Venemaa on jäänud pühendunuks USA-ga saavutatud kokkuleppe täitmisele. Samas kui teine pool, nagu nüüd paistab, pole suutnud oma osa täielikult täita. Pärast Lavrovi kaebust ütles ka tema asetäitja Sergei Ryabkov, et USA on eemaldunud 2025 aasta Alaska tippkohtumisel saavutatud põhimõttelistest kokkulepetest. Lisades, et me näeme ka, kuidas Washingtoni poliitika liigub üha lähemale kõige raevukamatele Venemaa vastastele poliitikatele, mida ajavad USA lähimad Euroopa liitlased, nimelt Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Lavrov on oma kommentaare täiendanud, märkides, et igasugune lootus, et USA võiks olla aus vahendaja, on kokku varisenud, mis tähendab, et Venemaal ei jää muud üle, kui jätkata sissetungi. Nende kommentaaride jultunud silmakirjalikkus on hämmastav. Kõik, mida Venemaa siin teeb, on üle kogu Kremli ulatuv jonnihoog selle üle, et Putin tunneb, et ta ei suuda enam USA'd enda poolele meelitada. Kõik valed Venemaa edusammude ja väidetavalt vältimatu võidu kohta Ukrainas on paljastatud geniaalse strateegia abil, mis on viinud selleni, et Ukraina on sõjas initsiatiivi enda kätte haaranud. USA on tunnistanud selle strateegia mõju ja Putin muutub üha meeleheitlikumaks. Nii et ta on hakanud omaenda käitumist teistele omistama. Financial Times teatab, et Putin pidas 23. juunil kõne sõjaväe lõpetajatele. Oma kõnes väitis Putin, et Ukraina kesk- ja kaugmaarünnakud olid tegelik meeleheiteakt, kuna Ukraina ei suutnud peatada Venemaa edasitungi rindel. Need droonid, rünnakud tsiviilinfrastruktuurile, milleks need on? Et destabiliseerida ühiskonda ja tekitada mingisugust ebakindlust Vene relvajõudude tegevuse suhtes. Putin ütles oma kõnes, mis eiras täielikult Venemaa kogu sõja vältel kasutatud taktikaid ja mille ta pidas sõduritele, keda ta peagi rindele surema saadab. Muidugi on see kõik jama. Tegelikult on Venemaa 2026 aastal palju territooriumi kaotanud, kusjuures nii aprill kui ka mai olid kuud, mil Ukraina saavutas Sõjauuringute Instituudi andmetel Venemaa arvelt territoriaalset netoedu. Putini probleem on nüüd selles, et see alternatiivreaalsus, mida ta üritab õhust välja võluda, ei lähe enam kokku tegelikkusega. USA näeb sellest läbi. Sama teeb ka Euroopa ja mis Putini jaoks veelgi kahjulikum, sama teevad paljud ka Venemaal. 22. mail teatas New Voice of Ukraine, et Vene ametnikud on hakanud valmistuma maailmaks pärast Putinit, kuna nad usuvad, et Putini loodud valitsemissüsteem, sealhulgas tema sissetung Ukrainasse, ei suuda enam ellu jääda. Lapsi viiakse välismaale, kuna ametnikud kardavad, et neid võib oodata kriminaalasjade algatamine, kui nad jäävad kohale. Üks anonüümseks jäänud ametnik võttis Venemaa kesk- ja kõrgema taseme meeleolu kokku, öeldes: "Need on rasked ajad. See on nüüd ilmne ja pole mõtet valetada." Kuid siiski, Putin ja tema kaaslased valetavad. Aga nüüd teevad nad seda meeleheite ja viha pärast, mitte sellepärast, et nad usuksid, et valed toovad USA taas nende poolele. Ja Putin peakski vihane olema. Kõigi nende USA väidete kõrval, et Putin peaks nüüd alla andma ning Trumpi kiitva toetuse kõrval Ukraina sõjalisele strateegiale on üks asi, mis Putinit eriti marru ajab: Patriot-mängud. Kui sa arvasid, et Trumpi kiitus Ukraina strateegiale oli suurim uudis tema kohtumisest Zelenskiga, siis sa eksid. Zelenski teatas, et pärast tema kohtumist Trumpiga olid nii USA president kui ka Rubio reageerinud positiivselt ideele anda Euroopa kaitsetööstusettevõtetele litsentse Patrioti püüdurakettide tootmiseks. See on tohutu. Zelenski ütles, et see on esimene kord, kui USA on sellele ideele positiivselt reageerinud, lisades, et Ukraina Euroopa partneritel on selleks tehnilised võimalused ning nüüd on vaja president Trumpi isiklikku heakskiitu. Bloomberg teatab, et mõte Patriot-rakettide litsentsimisest tootjatele väljaspool USA'd oli samuti Trumpil mõttes Prantsusmaal toimunud 7 rühma tippkohtumise ajal. Väljaanne väidab, et Trump plaanib nüüd aktiivselt paluda USA kaitsetööstuse tootjatel litsentseerida Patriot-rakettide tehnoloogia Euroopa riikidele ja Ukrainale, mis võimaldaks Ukrainal lahendada Patriot-rakettide puuduse probleemi. See on võimaldanud Venemaal viimastel kuudel saavutada mõningast edu oma ballistiliste rakettidega. Nad sooviksid seda teha. Me vaatame selle üle, ütles Trump ajakirjanikele 17. juunil. Ja litsentside teemat arutati ilmselt kohtumisel suletud uste taga üksikasjalikult. Kui USA ütles Putinile, et on aeg Ukrainast lahkuda, tundus see kui tugev hoop kehale, siis see paljastus on surmav löök otse Vene juhi oimu kohta. Venemaa õhurünnakute kampaania on ainus, mis tal enam alles on. Ebaõnnestumine maismaal ja suutmatus Krimmi kaitsta ei aita Venemaal sõda võita. Kuna Ukrainal on hakanud Patriot-raketitõrjeraketid otsa saama, tabavad Venemaa tiibraketid ja ballistilised raketid sihtmärke üha sagedamini. Seda nägime selgelt mais.
sellel kuul tulistas Venemaa Ukraina pihta 8351 õhuründevahendit, teatab Pravda. See oli rekord ning Ukraina õhutõrje pidi rakettidega toimetulekul kõvasti pingutama. 8351 õhuründevahendist oli 8150 ründedroonid, mille vastu Ukraina suutis saavutada muljetavaldava 91,73% tõrjeedukuse. Kuid see protsent langeb märgatavalt, kui rääkida 211 tiibraketist ja ballistilisest raketist, mille Venemaa välja tulistas, sest Ukraina suutis neist peatada vaid 53%. Patriot-rakettide pidev varustamine tõstab Ukraina raketitõrje edukuse määra märkimisväärselt. Seetõttu ongi Trumpi valmisolek litsentsilepinguteks Ukrainale nii oluline ja Putinile nii laastav. USA pidi olema tema poolel. Kuni väga hiljutise ajani tundus, et kogu surve pandi Ukrainale, et nad sõlmiksid kokkuleppe. Aga nüüd ütleb USA Putinile, et tal saab aeg otsa ja valmistub lubama relva välismaist tootmist, mis rikub Venemaa strateegia külvata Ukrainas hirmu, et selle moraali murda. Kui Venemaa raketid peetakse kinni, siis mis Venemaal üldse alles jääb? Kindlasti ei edene Venemaa maismaal ja selle sõdureid hävitab Ukraina geniaalne droonistrateegia. Selle kõige juurde käib veel üks tore väike lõppakord. Kui Putinile mõlemalt poolt Atlandi ookeani öeldakse, et on aeg loobuda oma eesmärgist tungida Ukrainasse. Pärast peaaegu 4,5 aasta pikkust läbikukkumist on Ukraina ÜRO saadik Andriy Melnik ühinenud nende üleskutsetega ja avaldanud Putinile, milline tema pärand tegelikult saab olema, kui see kõik kord läbi saab. Putin jääb kaasaegse ajaloo üheks kõige tumedamaks tegelaseks, eriti pärast rünnakut Kiievi Pečerski Lavra vastu, ning tema pärandiks jääb vaid see, et ta oli sõjakurjategija, kes ebaõnnestus kõiges, mida ta üritas saavutada. Seega, pöördudes Vene esindaja poole, võin ma teile anda ühe nõuande. Te ei suuda kunagi okupeeritud maid hoida, mitte kunagi. Nii et lahkuge Ukrainast nii kiiresti kui võimalik, enne kui on liiga hilja, möörgas Melnik oma kõnes. Ja kui seda hoiatust ei kuulata, siis peaks Venemaa tõesti hakkama tähelepanu pöörama sellele, mis toimub. Härra Putini vallandatud sõja bumerang on naasnud Venemaa territooriumile ja esimest korda tunnevad venelased selle sõja tumedat hingust, ütles Melnik enne, kui lõpetas sõnadega, mis kajasid läbi ÜRO saalide. Ja see on alles algus. Seda on raske vaidlustada. Kui Ameerika Ühendriigid, Euroopa ja isegi Venemaa enda ametnikud näevad kõik, mis on tulemas, hakkavad Putinil valikud otsa saama. Ainus mõistlik valik on teha seda, mida kõik talle ütlevad – lahkuda Ukrainast. Kas Putin teeb seda? Tõenäoliselt mitte. Aga kui ta jääb sama kangekaenset tegelikkusest eemale, nagu kogu selle sõja jooksul, toob see kaasa üksnes selle, et tema riik langeb Ukraina strateegia ohvriks. See on juba muutnud jõudude vahekorda, saanud kogu lääne kiituse osaliseks ja viib peagi selleni, et Venemaa kaotab sõja. Sõda, mis pidi lõppema päevadega. Putin näeb juba, mida Ukraina strateegia teeb Krimmiga, mis on Vene okupatsiooni kroonijuveel. Vähemalt ta peaks seda nägema. Putini pea võib olla nii sügaval liivas või võib olla kusagil mujal, et ta ei tea, mis tegelikult toimub. Aga see ei muuda tegelikkust. Krimm on kaotamisel ja 1,5 miljonit venelast kahetseb nüüd poolsaarel olemist. Saate teada miks, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage The Military Show kanalit tellida. Avaldame iga päev videoid, analüüsides viimaseid arenguid Ukraina sõjas ja mujal. Aitäh vaatamast!